Tere tulemast vaatama Piletilevi noort tegijat. Minu nimi on Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Aksel Ojari. Tere! Tere, Aksel! Räägi natuke, millega sa tegeled ja kui vana sa oled? Millega ma tegelen? Koolis käin hetkel, olen 17-aastane ja ma tegelen natukene teatriga, natukene näitlemisega, siis aeg-ajalt tinistan kitarri ja loen ja kirjutan ja muu selline. Kõik selline kunstiline, jah? Millal sa jõudsid näitlemise juurde või kuidas? Kuidas ja millal? No üpris lapsena ikka. Su isa on näitleja? No täpselt, jah. Eks ma seal teatris üles kasvasin ja niimoodi ta läks, et proovides olin vahepeal kaasas ja nägin hästi palju etendusi ja kuidagi see pisik jäi külge lihtsalt. Ja siis niimoodi Kas sa oled mõelnud ka kunagi, et sa võiksid midagi muud proovida teha või see on nii loomulikult tulnud, et sa oled näitleja? Midagi, no muud on kindlasti. Ma mäletan lapsena ma tahtsin saada piraadiks, siis võluriks, kokaks, viiulimängijaks ja siis kuskil mul oli ka see näitleja mõte. Kui raske valida nende kõigi? Jah, aga nüüd on mingid valikud on õnneks ära kukkunud, et sain aru, et viiulimängijaks ja piraadiks väga ei saa. Nii et hetkel jah, teater tundub see kõige mõistlikum valik. Kuidas sul kooliga praegu on? Kooliga täitsa hästi, et nüüd saime kooli tagasi. Aga sa käid teatriklassis või kuidas sellega? Mitmendas klassis sa praegu käid? 10. Ja VHK-s? VHK-s, teatriklassis, jah? Kui raske sinna sisse oli saada? No ütleme niimoodi, et päris konkurents oli suur, ütleme niimoodi. Et ma tean, et VHK-s oli üldiselt tahtis 800 ja siis see oli nii-öelda üldkatset siis. Ja teatriklassi ma täpselt seda arvu ei tea, aga eks meil oli päris tihedad voorud. 3 vooru oli suisa kokku, kus siis iga kord pidi erinevaid asju tegema ja kuidagi läks õnneks. Kas sul oli mingi teine variant ka, et kui sa ei saa teatriklassi sisse, mis sa siis oleksid teinud? No siis ma arvatavasti oleksin proovinud kas 32. kooli teatriklassi või siis oleksin jätkanud oma vanas koolis Tallinna Saksa gümnaasiumis. Kui oluline sinu arvates on üldse teatriklassis käia gümnaasiumi ajal, enne kui päriselt näitlemist õppima minna? Eks ta kindlasti on oluline, ta annab mingisuguse baasi alla, aga raske nüüd öelda, et kas ta on nüüd kõige olulisem, et võib-olla on mitte just see teatriklass, vaid just see seltskond on võib-olla olulisem, ma ütleks isegi, või need inimesed, keda sa näed, sest et ega teater ei ole ainult mitte teatri õppimine, vaid minu jaoks üldjuhul ikkagi elu tundma õppimine ja nii-öelda elu tajumine. Aga teatriklass minule on küll andnud väga palju juurde ja just selle baasi alla ladunud. Aga just selle kõrvalt ei ära unustada, et mitte teatriklass ei ole just kõige tähtsam, vaid just see, et jälgida inimesi enda ümber ja lugeda ja ammutada endasse. Kui raske on praegu olnud see õppe, kui on olnud nii palju distantsit õppimist? Kuidas võtta, eks ta mingis mõttes on hästi lihtne, aga samas see ongi, et kodus on kõik hästi lihtne, tunned, et saad kõigest aru, kõik on väga lihtne, väga tore. Ja siis jõuad tagasi kooli ja saad aru, et ega sa väga palju nüüd just õppinud ei ole. Ja seda, mida oled õppinud, see on kõik juba ununenud, et ta on selline huvitav, et ei oska päris seisukohta täpselt võtta. Et ta on täpselt 2 otsaga asi. Kodus oli kohati hästi mugav, aga koolis on tõhusam, ma ütleks. No 2 aastat on veel minna, nii et jõuab õppida. Aga räägi natuke enda tehtud töödest või etendustest ja filmidest ja kus sa oled näidelnud ja mis sulle endale kõige rohkem on meeldinud ja meelde jäänud? No esimene roll, mis ma mäletan, mis mul oli lasteaias, seal mul oli sõnatu roll ja alguses mul oli üks lause, oli 2 tegelast, oli Tipp ja Täpp, mina olin Täpp ja siis Tipp võttis kuidagi sujuvalt minu teise lause ära, nii et ma olin nagu sõnatu Täpp. Ja sealt edasi läksin koolis oli näitering ja kuidagi siis juhtus niimoodi, et kutsuti Linnateatrisse ühte lavastusse Koletis kuu peal. Kuna seal eelmised poisid, kes seal mängisid, kasvasid liiga suureks ja siis mind kutsuti sinna koos ühe sõbraga dublandiks. Kas Oliveriga? Täpselt. Oliver Markus on meil käinud juba siin rääkimas. Ja olen näinud. Ja siis olime Oliveriga seal kuidagi ja siis samal ajal kuidagi õnnelikult juhtus ka meil koolis käis üks casting mingisuguses filmi. Sinna filmi ma küll otseselt ei saanud, aga tänu sellele ma sain paari teise kohta. Ja Tallinna Linnateatrist siis pärast Koletist tuli kohe see hetke etendus ka koos Oliveriga. Vürst Gabriel ka. Ja Vürst Gabriel ka koos Oliveriga. Ja koos minuga ka. Ja koos sinuga.
ja siis pärast Fürst Gabrieli on praegugi repertuaaris Nad tulid keskööl. Ja see on siis kogu Linnateatri asi ja siis lisaks olen veel just üks päev mõtlesin, et kus ma siis kõik olen, mis ma teinud olen ja siis sain aru, et ma olen teinud ühte lühimängufilmi Jääd, mis... Kas see oli BFM-i või...? Ta pidi alguses olema, ta oli hästi pikk projekt mingis mõttes, sest et ma mäletan, kui ma esimest korda sinna castingule läksin, ma olin kas 9 või 10 aastane ja filmi me läksime siis, kui ma olin umbes 12 aastane ja välja tuli see siis, kui ma olin kuskil 13 aastane. Et ta oli mõeldud alguses BFM-i lõputööks, aga see kasvas siis välja nagu justkui suuremaks lühimängufilmiks. Ja on veel mingisuguseid filmiprojekte? Ja siis tegin ühe väikse sutsuga Tões ja õiguses, mängisin seal noort Andrest ja siis vast kõige nii-öelda suurem ja õpetlikum projekt, mis oli nüüd siin eelmisel sügisel, üle-eelmisel 2019, mis nüüd ka varsti vist Eesti kinodesse tuleb, Erna sõjas, üks Taani mängufilm, kus sai siis keskmisest suurema osa, küll suurelt ei olnud sõnatu osa, aga siiski ühe suurema osa teha. Kuidas sa sinna sattusid? Sinna ma sattusin läbi castingu. Nägin Facebookis castingut, et otsitakse poissi, kes kõneleb saksa keelt ja kuna mina olin teda seal Saksa gümnaasiumis õppinud täitsa 9 aastat, siis ma mõtlesin, et miks mitte ja samal päeval ma sain kõikidel sõpradelt, et näed, mine, sulle. Ja siis läksin ja siis kuidagi läks õnneks. Ja need võtted toimusid siis Eestis või? Valdavalt Eestis, jah. Et meil oli umbes 1,5 kuud oli Eestis ja siis kuskil nädal-1,5 oli ka Belgias, oli paar võttepäeva. Ja mis tunne oli teha kaasa sellises välismaises filmis? Eks ta hirmus oli, aga hästi põnev ka, sellepärast et kuna võtted toimusid Tartus ja ma ise elasin Tallinnas, siis see tähendas seda, et ma pidin esiteks koolist 1,5 kuud puuduma, siis ma muretsesin, et kas ma jõuan järgi õppida kõike ja 1,5 kuud on päris pikk aeg. Aga kuidagi jõudsin ja seltskond oli hästi tore, et alguses oli küll väike aukartus, seal olid ikkagi suured Taani nimed, Triin Türmholm ja Ulrich Thomsen ja siis vaatan neid suuri staare enda kõrval, aga kuidagi ruttu sulandusin selle seltskonnaga, et oli väga tore ja samas ka hästi-hästi õpetlik protsess. Aga räägi, mis vahe on mängida siis seriaalides ja filmides ja teatris, et kuna sa oled mõlemad saanud teha, siis kumb sulle meeldib rohkem ja kas sellel on üldse mingisugune vahe? Vahe on kindlasti väga suur. Vahe on kindlasti selles, et teatris on see justkui energia vahetamine publiku ja näitlejate vahel vahetum, ja iga kord on etendus erinev, et ühte ja sama etendust ei ole minu arust võimalik 2 korda samasuguselt mängida, sest et iga kord on erinev publik, erinevad viisid, kuidas sa lauseid ütled, aga film on see, et see võetakse üks kord väga detailselt ja väga hästi üles ja siis ta niimoodi jääb. Et mõlemas on väga suured omad võlud, ma ei oskagi öelda, kumba ma ise rohkem eelistan. Mulle väga mõlemad meeldivad, sellepärast et nad on nii erinevad omavahel, et neid on väga raske võrrelda või eelistada ühte teisele. Et kui saaks, teeks mõlemat, ütleks niimoodi. Ja räägi enda tulevikuplaanidest ka. No kui hästi läheb, siis prooviks sinna Lavakasse või Viljandisse. Kas on sul nagu vahet ka, et kumba sisse saada või sa proovid mõlemasse ja vaatad, kuhu saad või? Ma arvan, ma proovin mõlemasse ja siis vaatan, kuhu saan. Et eks näis, kui võetaks Lavakasse, siis võetaks Lavakasse, kui võetaks Viljandisse, siis Viljandisse. Et eks näis. Võib-olla ma selle paari aastaga mõtlen hoopis, et tahaks minna kuskile midagi muud, ajalugu või filosoofiat, et eks seda iial ei tea. Aga sa mõtled just näitlejaks minna või lavastamise poole peal? Nüüd ongi see, et ma ei ole kindel, et seda see on väga raske valik, sellepärast, et on ka endal üks lavastus vaikselt tulemas ja kuidagi see lavastaja mõte ja see mulle nagu endale natukene meeldib, et ma olen nüüd siin ka saanud paari etüüdi koolis teha ja siis aitasin ka paari sõpra ühe teise tükiga nii-öelda natukene. Et eks seda ma ei oska veel praegu öelda, et seda kõik jumal juhatab, mis saama hakkab. No natuke on veel minna ja mõelda, aga räägi enda sellest lavastusest, mis sul tuleb, millal see tuleb ja mis lavastus on? Meil tuleb nüüd augustis, 2021 august, hetkel on vist 17 august oli esikas planeeritud, kui ma nüüd ei eksi, on selline Piibu ja Tuudu teatris, Pikad sammud, Anton Hansen Tammsaare üks selline üliõpilasjutustus kaldkriipsuga siis novell ja kuidagi leidsin selle novelli, mulle soovitati, et lugesin ja mul hakkas see täitsa meeldima ja kuna
hea sõber Oliver oli mulle pikalt käinud, noh, kas just närvidel, aga öelnud, et Aksel, et sa võiksid nagu midagi lavastada ja siis mõtlesin, et mul ei ole mingit materjali, et ma ei tea, mina lavastada, et ma ei julge ja kõike seda ja siis kuidagi lugesin seda novelli, ma mäletan, oli 2019 detsember või midagi sellist ja ma ei olnud vist isegi lõppu jõudnud, kui ma kirjutasin Oliverile, et Oliver, ma tahan lavastada ja niimoodi ta läks ja siis pidime teda tegema juba eelmisel suvel, aga siis tuli koroona ja see ära ja nüüd siis loodame, et saame see suvi teha. No kuidas see protsess on olnud, kõik see inimeste leidmine ja proovid ja? No inimeste leidmine, kõigepealt näitlejad me leidsime läbi castingu, kutsusime kõigepealt enda tuttavaid, keda me teadsime ja niimoodi me enam-vähemalt saimegi ja siis helilooja Anna Pärdi, ma sain puhtalt läbi tutvusega, et mulle üks klasside soovitas, et meil käib ka VHK-s 9. klassis üks selline inimene ja kuula paari tema lugu ja ma kuulasin ja ma olin, isegi väike aukartus tekkis, et kuidas temaga julgeks koostööd teha, et nii võimsad lood ja Anna Pärt tuli ka rõõmuga kaasa ja siis veel oli ka minu ja Oliveri ja veel paari näitleja hea tuttav Külli, kes teeb meile toredad kostüümid ja niimoodi ta meil vaikselt läheb. Mitu etendust teil plaanis on teha? Ma ei oska sulle peast praegu öelda, vist oli, no me augustis tahame mängida ja septembris on ka hetkel mõeldud ja siis vaatame, kui edasi juhtub, et hetkel on vist hetkel oli 10 ringis ja siis, kui publikut jätkub, siis mängime hea meelega veel. No väga äge, peab kindlasti tulema vaatama. Jaa, tulge. Aga räägi, mis sa soovitaksid nendele noortele, kes tahaksid näitlemisega tegeleda? Et kuidas sellega alustada ja kuidas jõuda sinna tasemele, et päriselt teha näitleja tasemel seda Eestis, et Eestis see on tegelikult selles mõttes ju päris raske, et nii palju on neid näitlejaid, nii vähe võetakse sinna kooli sisse, aga mis on see võti, et kuidas sinna jõuda? Ma arvan, et tuleks hästi palju lugeda ilukirjandust, lugeda lapsena muinasjutte, lugeda Astrid Lindgreni teoseid ja siis hästi-hästi palju lugeda ja siis tuleks kindlasti jälgida enda ümber inimesi, vaadata tänaval mitte mobiiltelefoni, nutitelefoni, vaid vaadata lihtsalt, kuidas mõni inimene kõnnib, siis kindlasti tuleks proovida panna ennast teise inimese olukorda, kas või tavaelus, et oletame, kui sõbral läheb halvasti, see on see klassikaline näide, kui sõbral läheb halvasti, siis pane ennast tema olukorda, mõtle, mida sa saaksid teha, et tal hakkaks parem ja nii edasi. Noh, siis kindlasti väga palju aitab, väga palju teatris käimine, seda soovitan. Ja üldse selline eluga tuttavaks saamine. Nojah, teater ongi ju tegelikult päris elu mängimine. Aga enne lõpetust mul on tegelikult sulle 3 sellist üllatusküsimust ka, millele siis proovi niimoodi kiiresti vastata. Ära liialt üle mõtle. Ja esimene küsimus on, et mis tegevus on sul näitlemise juures kõige keerulisem olnud? Kõige keerulisem? Jah, kas näiteks tantsimine, laulmine, lavakõne? Raske öelda. Eks ta koosneb nii paljudest asjadest, et vahel on nii, et üks asi on raske, siis jälle teine. No kindlasti mul on oma kehaga väga palju probleeme. Noorena oli mul see, et ma ei teadnud täpselt, kuidas ma pean olema ja oli kuidagi selline närvisolek oli alati laval ja ka väikseid diktsiooniprobleeme on ja võib-olla selline kuidagi enda orgaaniliseks jäämine on ka võib-olla vahel selline takistus olnud. Et kuidas säilitada seda, et ma olen selle tegelasena mina ise ja kuidas see tegelane saab minuks. Aga siit tulebki mul järgmine küsimus, et kas on kergem olla sina ise või on kergem olla rollis? Oleneb olukorrast. Mõnikord on hea iseenda eest rolli ära peituda, aga samas ei tohi sinna rolliga kinni jääda, et see oleks päris halb, kui jääks sinna rolli kinni ja ennast enam üles leida. Oled sa seda kunagi tundnud ka, et sul jääb mingisugused nüansid või asjad külge peale etendust? Peab tõdema, et ühe juurde olen jah, oli offline'i etendus. Offline jah. Ja seal mul oli niimoodi, et mul oli selline tore tegelane nagu Raks ja seal offline'is juhtus päris huvitavaid selliseid asju, situatsioone lavastuses endas, siis ma mõtlen. Ja siis kuidagi ühel etendusel ma tulen lavalt ära ja ma tajusin, et ma ei saa rollist välja ja see oli päris hirmus, aga õnneks sai kuidagi rollist välja, nii et sa oled siin ikkagi Akslina, mitte Raksina. Ma siiralt loodan. Kas sa oled kunagi ka tundnud sellist näitleja plokki? Kindlasti olen.
kindlasti olen, et noh, kas või mingisugused sellised lollid kompleksid tekivad, nagu meil igalühel tegelikult, et tunneb tunne, et no kuidas mina nüüd saan laval olla, ma olen nii lühike ja mul on käed nii väiksed ja et ma ei suuda üldse teksti anda, et eks neid blokke tekib kogu aeg. Aga see on täitsa loomulik, sellepärast et ma arvan, neid tekib kõigil. Aga mis sa arvad, mis sellest aitab üle saada? Et kui sa tunned nii, et miks just mina? Ja eriti ma olen kuulnud, et seda tihtipeale öeldakse ka erinevates koolides, et meid on nii palju, et miks sa arvad, et just sina, et kuidas sellest üle olla? Tuleb lihtsalt julgeda üle olla. Ma arvan, ega seal muud ei teegi, kui lihtsalt enesekindlalt öelda endale, et ei, et tegelikult ei ole nii, et ma saan sellega hakkama. Sellepärast, et ma arvan, et kui näitleja on laval nii-öelda ebakindel või inimesena ebakindel, siis see kõik peegeldub. Aga kui sa oled inimesena enesekindel, sa tead, et sa armastad seda, mida sa teed ja sa tahad seda teha hästi ja sa annad endast maksimumi, siis on kõik tehtav. Super, võtame kuulda, võtan ka ise kuulda. Aga aitäh sulle tulemast, Aksel, oli väga huvitav intervjuu ja kindlasti hoiame siis sul silma peal ja sinu etendusel, mis siis tuleb augustis ja kus see müüki läheb? Piletilevisse, väga hea. Ja millal saab pileteid osta? Pileteid saab osta siis, kui need Piletilevisse üles lähevad. Ja millal need lähevad? Seda ma ei oska sulle täpselt öelda, ma nüüd loodan, et siin millalgi juunis kindlasti, ma arvan juba, et minge kõik ruttu ostke. Enne, kui ja kas teid saab kuidagi toetada ka? Ja meid täitsa saab. Hooandjas saab meile anda natukene hoogu ja siis tulla ka hiljem vaatama. Aga kuidas teie etenduse üles leiab, kui tahta nüüd Hooandjas toetada? Kas teil on Facebookis mingi lehekülg ka või? Ma arvan, et palju informatsiooni leiab sellest Piibu ja Tuutu lehe pealt ja ühtlasegi kui panna kuskile otsingumootoris märksõna pikad sammud, lavastus, siis võib sealt seda täitsa midagi leida. Väga äge, siis näeme kindlasti lavastusel. Näeme. Aga suur aitäh sulle tulemast ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval.